Oleme õnnelikult jõudnud siis Bhagavad Gita 4. peatüki 4.1 ja avalikus mitme inimese köögis siis toimub antud kõne. Siin Krishna jälle räägib keset Kurukshetra lahinguvälja. Ja Jumala kõrgeim isiksus, Jumal Krishna ütles, ma andsin juhised, ma juhendasin sellised läbistamatud joogateadmised päikesejumalale Vivasvanile. Ja Vivasvan rääkis sellest Manule, inimkonna isale. Ja Manu jällegi omakorda juhendas ja rääkis selle X-Vakule. Jumal ise ütleb niimoodi, Jumal Krishna keset Kurukshetra lahinguvälja vist aastal. Siin 4. peatükis siis me leiame end silmitsi siis Bhagavad Gita ajalooga. Ja siin tuleb varsti välja, et Bhagavad Gita on tegelikult varasem kui 5000 aastat vana. Üritan ettevaatlik olla. Aga meie imelised poolitatud herned siiski ähvardavad siin üle keeda. Siuke vaukuhi on tekkinud selle keemata herneste potide peale. Ja üle veel ei ole keemata, siis ma tõmbasin ta nagu palju keema ja panen kuumust vähe. Vast ei käi veel päris üle, üritan jätkata seda värsiga siis. Ja siin me leiame siis Bhagavad Gita ajalooga, jah. Siin me leiame siis Bhagavad Gita ajaloo. Mida järgitakse kaugesse aega, kui see viidi kuninglik to the royal order of all planets. Siis see viidi imelises kuninglikus siis ja viisis ja äkki proovin edasi minna. Et siis kõigi planeetide kuningliku korrale, kuninglikele kordadele viidi see, jah. Alustades siis päikeseplaneedist. Ja kõikide planeedi kuningad on eelkõige mõeldud siis, eriti mõeldud enda vahendite kaitsmiseks, jah. Ja seetõttu see kuninglik kord, mis valitseb, peaks aru saama siis Bhagavad Gita teadmistest ja teadmiste viisist, jah. Selleks, et olla võimeline siis valitsema oma kodanikke ja kaitsma neid materiaalsetest ahelatest, materiaalse iha ahelatest, ja sellest kaitsma peaks need Bhagavad Gita planeetide elanikke. Inimene on mõeldud selleks, et harjata oma spirituaalse vaimseid teadmisi igavikulises suhtes Jumala kõrgeima isiksusega. Ja juhid siis
kõikide riikide ja planeetidel on kohustatud tegelikult selliseid teadmisi andma läbi õppetundide oma kodanikele. Läbi kultuuri ja läbi pühendumise. Et see on tegelikult kuningate ja riigijuhtide kohustus siis anda neid Bhagavad-gīta teadmisi edasi selle riigi elanikele, mida nad valitsevad. Et teisisõnu on mõeldud, et juhid, kõikide riikide juhid jagaksid, levitaksid Krishna teadust, seda Krishna teaduse viisi. Ja. Nii et inimesed saaksid selle võimaluse võtta. People may take advantage of this great science exist. Ja sellest suurepärast võimalust võtta kinni ja kasutada seda võimalust ära ja elada, valida eduka tee, õnneliku tee ja kasutada seda võimalust, et me oleme inimkehas, me oleme inimesed, kasutada seda võimalust ära, panna see kasutuse, sa oled inimene, suurepärane, sa saad midagi teha siin elus. Ja sellel milleeniumil aastatuhandel, ehk siis päikesejumal teatakse kui Vivasvan, päikese kuningas. Ja see on kõikide planeedide päritolus selles päiksesüsteemis siin. Ja Brahma Samitas 5.52 öeldakse. Lase mul teenida, ütles Jumal Brahma. Jumala kõrgemat isiksust komindad Krishnat, kes on algne isik ja kelle käsul siis ja kelle korraldusel siis päike, kõikide planeetide kuningas, jagab kõigile eriti tugevat väge ja kuumust ja power. Päike jagab powerit. Omab ja suurt väge ja kuumust. Päike sümboliseerib siis Jumala silma ja käib oma seda orbiidi mööda, siis liigub oma teekonda mööda ja siis vastavalt Jumala korraldustele. Päike on kõikide planeedi kuningas ja päikese Jumal praegusel hetkel siis nimega Vivasvan valitseb päikese planeeti. Midagi huvitav ja meil seda ei räägitud koolis. Ja nüüd on ilmselt õige aeg, et ma saan teada selle. Vivasvan siis päikese Jumal valitseb päikese planeeti, mis kontrollib kõigi teisi planeete, jagades siis soojust ja valgust ja kuumust ja soojust ja valgust. Ta liigub ja tiileb, keeleb ja vastavalt siis Krishna käsule. Ja Jumal Krishna siis algselt tegi Vivasvani oma esimeseks õpilaseks, et ta saaks aru Bhagavad-gīta teadusest. Ta algselt andis selle jooga teadmised siis päikese Jumal Vivasvani. Ja seetõttu siis Bhagavad-gīta ei ole mingi kellegi arvamused, mingi kooliõpilase arvamused kuskil koolis, mingi oma arvamused, aga see on alusraamat siis, tulles väga iidsetest, mäletamatutest aegadest ja teeme väikese pausi ja aitäh. Tere hommikust jälle ja jätkame siis Bhagavad-gīta 4. peatüki 1. värsiga ja kuskil eelmise kohal jäi pooleli. Ja meil jäi siinkohal pooleli, et
Bhagavad Gita on siis enam kui lihtsalt kellegi arutlus kusagil koolis. See on alusraamat siis teadmistele, mis tulevad mäletamatutest aegadest, kaugetest aegadest. Ja siin ütleb, et Mahabharatas me saame siis jälgida Gita ajalugu järgnevalt, et siis. Ja siin minu meelest see millennium on teise tähendusega kui aastatuhat. Ehk siis millenniumi alguses, mida teatakse kui Treta Yuga. Need jugad on hästi suured, sadu tuhandeid aastaid. See Treta Yuga alguses, et see teadus, kuidas siis Jumal, kõrgeim Jumal on meiega seotud, see edastati Vivasvanile päiksejumalale. Edastati Treta Yuga alguses see teadus Jumalast, see edastati Vivasvanu poolt. Vivasvan, päikesejumal, edastas selle Manu. Manu, inimkonna isa, andis selle oma pojale, Maharaja, suurele kuningale Ikshvakule. See Ikshvaku on siis selle planeedi, maaplaneedi jumal, maaplaneedi kuningas, vabandust. Ikshvaku, jah. Edastas selle Maharaja Ikshvakule, suurele kuninga Ikshvakule, kes on selle maaplaneedi kuningas. Ja Ragu dünastia esiisa, milles siis Jumal Ramakandra ilmus. Seetõttu Bhagavad Gita oli inimühiskonnas juba siis Maharaja, suure kuninga Ikshvaku aegadest. Sellest ajast peale. Nii. Nüüd ta ütleb, et praegusel hetkel me oleme just läbinud 5000 aastat Kaliuga ajastus. Kaliuga ajastu kestab 432 000 aastat. Enne Kaliuga ajastut oli Dvapara Yuga 800 000 aastat. Ja veel enne seda oli Treta Yuga 1 200 000 aastat. Isegi see Treta Yuga alguses, ehk siis umbes 2 500 000 aastat tagasi, Manu rääkis Bhagavad Gita oma õpilasele ja pojale Maharaja Ikshvakule, selle maaplaneedi kuningale ja ka rohkem kui umbes 2 miljonit aastat tagasi. Et siis juba räägiti Bhagavad Gita 2 miljonit aastat tagasi. Manu siis inimkonna isa. Ja praegune ajastu, siis praeguse Manu ajastu, praeguse inimkonna isa ajastu, see Manu, praegune Manu ajastu, see on arvutatud, et kestab 305 miljonit 300 000 aastat. 305 miljonit 300 000 aastat. Millest siis on see ajastu, millest on siis 120 400 000 aastat läbitud ja on mööda läinud.
Ja mõistes ja saades aru, oleks nõus, et enne Manu sündi räägiti Bhagavad Gita Jumala poolt oma õpilasele päiksejumal Vivasvanile. See umbes võib arvata umbkaudu, et Gita räägiti vähemalt 120 miljonit 400 000 aastat tagasi. Ja inimühiskonnas on see olnud 2 miljonit aastat, ehk siis inimestel on räägitud Bhagavad Gita 2 miljonit aastat on see olnud olemas inimestel juba, aga sellele päiksele see räägiti siis 120 miljonit aastat tagasi, kui ma saan aru. Aga see räägiti 5000 aastat uuesti Jumala poolt Arjunale. Jah, 5000 aastat tagasi. See on umbkaudne selline määratlus Bhagavad Gita ajaloost vastavalt Gitale endale ja vastavalt nende väärsede rääkijale Jumal Sri Krishna. See räägiti päikesejumala Vivasvanile, sest tema on samuti ksatria võitlejate klass ja on kõikide võitlejate isa, kõikide sõdalaste sõdurite isa, kes on päikesejumala järeltulijad ehk siis Surya Vamsa ksatriad. Kuna Bhagavad Gita on sama hea kui Vedad, räägitud siis ülima ja kõrgema Jumala isiksuse poolt, siis need teadmised on apauressia, superhuman teadmised, üleinimlikud teadmised. Eks nagu me siin ka juba lugesime, siis inimestel on Bhagavad Gita olnud ainult 2 miljonit aastat, aga päikese Jumala räägitakse juba 120 miljonit aastat tagasi. Ehk siis see ei räägitud algselt inimestele, kui ma õigesti aru saan, vaid see räägiti päikese Jumala päiksele. Kes iganes see eluvorm on, me vähe saame aru. Ja ehk need teadmised on siis üleinimlikud, suuremad kui inimene. Kuna siis Vedades olevad juhised, neid aktsepteeritakse nii, nagu ta on, ilma inimese interpretatsioonita, inimese tõlgenduseta, siis Bhagavad Gita tuleb samuti aktsepteerida ilma sellise madala interpretatsiooni või tõlgenduseta. No sellised madalad väänajad võivad arvata, et Bhagavad Gita on see ja see omaenda viisil on ju. Aga see ei ole see, mis Bhagavad Gita on. Seetõttu Bhagavad Gita tuleb aktsepteerida nii, nagu see on. Sellest ühest õpilaste järgnevusest õpetajate õpilasele, see saab õpetajaks selle õpilas. Selles pühas järjekorras tuleb seda vastu võtta, nii nagu see räägitakse õpetajate õpilasele. Ja siin on ka kirjas, nii nagu siin on kirjas selles värsis, et Jumal rääkis päiksejumalale, päiksejumal rääkis selle oma pojale Manule ja Manu rääkis selle oma pojale Ikshvakule, inimkonna isale. Ja siis räägiti inimkonnale 2 miljonit aastat tagasi umbes. Et selline hea põnev võttav ajalugu, et